kunstnik professor Robert Suvi. Oleme nüüd teie õpilaste tööde näitusel Jõgeva kultuurikeskuses, aga siin on ka üks teie enda töö, Lõuna-Eesti Robert Suvi maal. Siis kus see on täpsemalt maalitud? No enamasti koha peal ei peagi tänapäeval käima maalimas, vaid võtad väga huvitava foto ja sellest teed kunstiteose. Mida kaugemale lähed sellest maastikust, sellest fotost, seda parem lood oma meeleolu ja oled rohkem vaba. Ei pea koha peal olema, külmetama ja nahkkindad kätte panema ja maalid lihtsalt rahulikult oma kodus muusika taustal. Aga õpilasi on teil vist siin, kelle tööd siin on päris lapseeast kuni juba vanuriteni välja. No siin ei ole, sellel konkreetsel näitusel. Siin on 2 stuudiot, Tartu stuudio ja Jõgeva stuudio. Keskmine vanus on, Tartu stuudios on 30 aastast kuni 70 ja Jõgeva stuudios on 40 kuni 70 aastane õpilased. Ja mida ühtegi rohkem maalida meeldib? Siin on Tartu linnavaateid, Jõgeva kultuuriloolise paiku. No, igasugused žanrid maalitakse. Õpilane on täitsa vaba. See, mis meeldib, ma vaatan üle, kus ta võtab seda algmaterjali, kui selged need algmaterjali pildid on ja siis arendan neid. Ja neid pilte siin saab osta ka või? Loomulikult, jah. See ongi näitusmüük. Kohalik. Ja vaatame, me veel arutame siin nende piltide suunas. Siin on nüüd kaske maalitud ja siin on üks Liidi Kirss, juba Jõgeval tuntud kunstnik. Temal on siis sirelid. Kuidas maalid meeldivad? Mulle meeldib see. See? See meeldib mulle. Ongi hea moment küsida väikeste laste käest, et mis neil meeldib, sest meie teema ongi praegust järgmine esmaspäev ära maalida mitte koopia, vaid mälestus sellest pildist, mis sulle meeldis ja arendada oma nägemus ja oma koloriit ja oma lihtsalt mälestus sellest pildist, mis tal meeldib näituse. Selle jaoks see näituse külastamine ongi. Aga teeme nii.